No tere jälle siis. Mõtlesin, et ma proovin niimoodi hakata filmima äkki, et kui mul on miskid rääkida, siis enne striimi ma teen selle video ära, et siis ma saan natukene asjakohasemaid või päevakohasemaid teemasid rääkida, et mis siin toimub ja kui miskit huvitavat on, siis ma saan rääkida. Igatahes, millest võiks rääkida, on ju mingid hinnad ja maksud, sest et mul on nüüd uut teemat siin. Räägime alguses kütusehindadest, sest see on täiega teema, või päevakohane teema, millest rääkida. Võib-olla nädala aja pärast pole, kui see video välja tuleb. Aga täna on meil 26. märts, et põhimõtteliselt kütusehinnad siin täna Alcampo tanklas, mis on odav tankla, siis on bensiin 95, 1, 4, 8, 9. Diisel on 1, 6, 5, 8 äkki oli. Midagi sellist, ma just enne vaatasin, aga nüüd mul läks juba meelest ära koju sõites. Igatahes siis siuksed hinnad, need hinnad, ma nägin korra, minu meelest oli ka siin 1,6 oli juba 95 ja sinna 2 ligi oli diisel, aga see oli siis ennem seda, kui siin Hispaania langetas käibemaksu kütuse pealt. Mingid langetused toimusid veel vist elektril ja asjadel, aga meil ei olnud seda järsku tõusu, siin oli niimoodi hästi vaikselt hakkas hind tõusma, et vaikselt oli 1,3 midagi lõppu, siis oli 1,429, siis oli 1,459 niimoodi tõusis, siis oli 1,528 mingi hetk juba ja siis oli minu meelest 1,6 midagi, et ta ei olnud niimoodi, et boom, üleöö kõik järsku osteti kohe päeva pealt tunni ja minuti täpsusega osteti kõik tanklad kõige kallimat kütust täis, et seda ei olnud, siin ikkagi vaikselt hakati hinda tõstma, vähelt siin Alcampos, kus ma tangin. Repsol ja siuksed on Sepsa ja need on kogu aeg kallimad, et neis ma ei tangi, nende hindadega ma nii kursis pole. Kui ma tsikliga sõitmas käisin, siis ma võtsin Movilist, vist oli Movil või mingi siuke tankla, siis oli 95 see, et 1,889, see oli päris räme, 95 siis. Aga õnneks rattale läkski mingi 3 liitrit, et siis polnud see, et kullu. Aga jah, nüüd on hinnad alla tulnud, tänu käibemaksu langetusele ei olnud ka seda, et ma mõtlesin, et siin läheb ikka aega, kui see langetus võtab hoo üles või mitte hoogu, et kui see lõpuks ära langetatakse. See kukkus samamoodi plaks. Täna oli, homme juba oli teine hind, et või eile oli üks hind, täna oli teine hind, et see kukkus ka nagu põhimõtteliselt üleöö. Et kütustega niimoodi, siuksed hinnad siin, siis mis veel, nüüd mul tuli täna siia auto siis, kuidas on automaks, ütleme siis nii nagu Eestis. Tsiklite eest ma maksan 57 eurot äkki, mõlema tsikli eest, Honda ja Suzuki eest, siis mõlema eest 57, kokku siis pea 120 ja auto eest maksan 137, äkki oli kuidagi niimoodi, võis olla, või oli siis ratast eest 59 või midagi igatahes ja auto eest 137, auto eest maksan suht palju, ma ei tea miks, et Pablo ütles, et tema maksab mingi 65 auto eest aastas. Aga miks ma nii palju maksan, seda ma ei tea, et nüüd on jälle hinnad teada natukene, et siin on ka automaks ikkagi, täna tuli postile, just kui me Pablo käis siin korra, sõitsime alla, siis postiljon tuli, andis paberid kätte või ümbriku, kus oli kirjas see. Et võt, siuke algus meie videole siis. Ja oskad Z1000 ära, sest et päeva normaalne. Miks meil elekter ära läks? Ma ei keevitanud, kes teab, see teab, on ju. Aga igatahes, ega siin ma lähengi, nüüd panen elektri sisse. Sest et, mingid inimesed tulevad, aga davai, tšau siis. Nii, igatahes ma ei tea, Birgit lasi liiga palju asju vist korraga ja lõime elektri välja. Ja inimesed, kes siia tulid, olid siis. Jehova tunnistad, esimest korda. Nii et ma saan vaadata siis, mis seal kodulehel toimub. Aga räägime edasi, sest mul ei olnud ju kõik jutt veel. Ma unustasin ära, et võiks rääkida, mis siin ratastega ka toimub. Pablo tõi enda ratta, ta käis ülevaatusel. Ta ei saanud läbi, sest et see on siit ära murdunud ja park tuli ei tööta. Me võtsime eelmine kord siin lahti ratta, et paneks uue pirni, aga asi ei ole pirnis. Vool ei tule üldse peale, et pirniga ka korda ei saanud. Tänane ongi siis, kohe läheb stream käima varsti, teeme esimesena selle korda ja siis saab selle elektriga siin natukene uurida, et siin
mingit remonti on tehtud natuke juba ja siis liigume selle poole. Ja ta tellis ise selle ka automotopast ära. Nii et saame uue selle külge toppida täna ja homme tuleb ta siis järgi homme hommikul. Aga nii, see ongi vist siit murdumiskoht äkki tehtud võimalik. Aga võt, nii et timmime siis tal selle ka ära ja siis on sellega hästi. Ja praegu ei olegi muud kui, et vaata, mis järgmine klipp on, mille ma kunagi valmis teen. Nii uus päev. Mis toimus? Eile ma unustasin veel mõnda asja näidata. Streamis sai lahti tehtud siin asjad, aga Nissanile jõudsid siis mõned varuosad, uued tagumised pidurikettad, klotsid, kõige odavamad abe omad, meile rooli ots, esimene üks, ühe vahetasin ära, nüüd teise poole ka, õlifilter ka, sest et 10 000 jälle sõidetud nagu naksti, praeguseks ongi mingi 21 000 äkki sõidetud juba, nii et saab hooldus ära teha, siis on selle korras. Siis eile streamis, alustame sellest, Pablo rattal sai korda tehtud, see mis katki oli, et see, kus ma nüüd näitan, tal ei töötanud, see park tuli, see sai siia uus juhe ära joodetud, termokahne peale ja ära teibitud, seal oli juhe katki, nüüd park põleb siin, sellega on korras, uus eebel läks külge, üleotseks valmis, kõik idekas, sellega on hästi. Siis kas-kassi kord, kas-kassil oli siuke imelik, huvitav, oma viga, sest kui ma juhtmeid lahti võtsin, ma mõtlesin, et ükski juhe ei saa valesti minna, kuni ma üks hetk avastasin või mõtlesin, isegi vahepeal saab mõelda ka, et siin on natuke paksud juhtmed, mis läksid siis alguses siia sellele ventikale ja asi oligi selles, et ventika ja siis süüteluku pistik on täpselt sama. Et nüüd sai korda, süüde läheb sisse, kõik töötab, starter algul ei töötanud, starteriga oli ka probleem, küll me selleni jõuame. Igatahes praegu sai siis nüüd mõlemad suunad töötavad juba, kõik, mis veel, kõik ongi, nüüd süütelukust süüde sisse keerata, siis läheb taustavalgus siin tööle ja ventikas ei lähe tööle lampi käivitamise ajal. Ja siis oli teema see, et kui starterit anda, siis enam starter ringi hakanud käima. Uurisime seda, mis teema olla võib, panime selle lisa starteri voolu plussi voolu tagasi, mis ennem oli lisaks pandud, et oleks kõik nii nagu on, ei midagi, starter ringi ei käi. Ja proovisime otse starteri releest panna midagi ja milles viga on. Mul tuli meelde, et see oli lahti. See praegu ta on kinni siin, sest mul on siin see kummitihend. Igatahes, mul tuli meelde, et kui ma proovisin seda esimene kord, siis ma avastasin mingi hetk, et see on täiesti lahti. Et jumala liigub ja keerasin kinni. Siin oli polt otsas või mutter otsas. Mutter läks põhja, keerasin selle vastu ära, et oleks idekas. Ja tundub, et siis lasigi plussi massi siit, kuna keegi on lihtsalt ise selle augus ja puurind, muidu peaks olema siin kohas, see starteri see polt, pluss polt, aga siia on kummipunn peale pandud. Ja siin oli siis mingi siukene kummitihend, millest midagi järgi polnud. Ja siis oligi plastikseip vahel, siin otsas lihtsalt, siis läks mutter, nii pidi mutter otsa, ja siia otsa teine mutter, kuhu siis kinnitus kõik. Aga kui ma selle kinni tõmbasin, siis ma tõmbasin selle massi ära ja super väga head tööd siin. Ja siis eile mõtlesime, et panem kokku ära külge tagasi, aga ma ei taha seda külge panna, sest et siit seest on näha, et see keerab ikkagi mingi nurga alla end ja ma kardan, et ta keerab end siis vastu seda rootorit või kuidas seda öeldakse, mähist või mis seal sees on. Et siis kisume selle täna streamis lahti ja vaatame seisukorra üle, puhastame ära ka seest ja siis saab selle kokku nii panna, nagu ta kokku käib. Et üks mure jälle vähem, aga mulle tundub, et siin hakkabki nii olema, et ühte asja teeme ja siis ennem kui elektri täiesti kokku saab, on vaja mingid muud asjad veel vahepeal ära teha. Aga vaatame, selles mõttes, et praegu on seis hea, ütleme nii, ma olen enam-vähem rahul sellega, et kuidas siin asjad liiguvad.
et tasa ja targu saame tehtud. Ja mis veel huvitavat? Eile tuli siia päris palju raha, et kohe esimene tona oli Karmelitalt 15 euri, liikus siia ilusti koha edasi. No ennem olid siis Sandriga Viigis, aga nüüd juba eespool. Siis Mikk pani 5 juurde, liikus 112 peale, sai koha edasi ja niimoodi siin läheb. Jüri pani eilse kuupäeva, tema kannabki alati kuupäevasid siin, kui tuleb, et eile oli 26 märts, tuli 26 eurot ja 3 senti, sest 3. kuu. Pole veel neid kokku arutanud, aga 4400, meil on kohe 4,5 tonni koos, nagu naksti, väga kena. Ja viimane asi, sain numbri kätte täna. Eile tellisin, täna tuli 15 eurot ja olemas. Nüüd saame selle külge panna. Ma oleks saanud kiiremini, aga tal pole lihtsalt numbri neid plaate, mille peale printida. Et siin samas kõrval külas sai tehtud. Mõnus, kiire ja väga hea. Rohkem polegi midagi juttu. Viimane asi veel. Eile jõudis ka see Bemmi esiark siis ja peaks olema ka esiamort siin. Või tähendab see sisemine amort. Et täna saan vaadata üle striimis. Arvan, teeme sellega lahti, vaatame, mis siin sees on. Kas on kõik asjad terved, kas on hea või ei ole, aga seda vaatame striimis juba. Aga praegu rohkem mitte midagi olegi. Kes striimis käivad, näevad kõik laivis, kuidas asjad käivad ja elavad kaasa ja mõtlevad kaasa ja kõike muud. Aga rohkem ei olegi. Stream läheb praegu käima. Davai. Järgmine videoklipp näeme siis. Sõna on siis pühapäev, mis kuupäev on, just vaatasin ka, 29. märts on täna, laupäev ja eile vahele, sest eile käisin me külalised, rootslane ja siis Pablo ja tal tüdruksõber tulid külla meile, et tegin süüa, sõime, jõime ja ma ei tea, jutustasime mingi kella 4 või ma ei tea, äkki kell oli 4 lõpuks, kui Pablo ära läks ja siis veel passisime natukene niisama telekat. Nii et ma ei tea, kella 5 või 6-ni. Et päris pikal läks eelne päev. Aga mida me saime eelmine kord striimis tehtud siis reede õhtul? Põhimõtteliselt viimane asi, mida te nägite, oli, mis ma näitasin siis viimases klipis eelnevas, kus oli siin veel asjad peal. Või juhtmastiki asjad. Igatahes sai veel, starter on nüüd küljes, starterit sai mitu korda veel maha võetud tegelikult, sest et ikka jooksis asi massi ära, kui siit see polt kinni keerata, siis sai tarkade meeste nõuandel ikkagi mitte lolli peatihu nustlus tehtud, vaid maas kõik asjad ära kontrollitud testriga ennem, kas on lühises või mitte, nii et seal oleks nüüd üldsegi siis plastikseib sisse poole ja praegu on hea ja jah, põhimõtteliselt nüüd saime siis võtta veel selle lisastarteri ära, mida pole vaja ja lisamassi võtsin ka ära, panin nad praegu kokku, et las nad olla siis koos, äkki tahab klient tagasi saada neid ja siis otsisime kõik pistikud üles, mis kuhu käib, kõik on märgitud, nüüd teeme siia ja esitulele uued pistikud kohe järgi, siis saab need ühendada normaalselt. Mis veel? Kuskil suunatuledele teeme eraldi veel pistikud, et saab ühendada ja põhimõtteliselt ongi ja siis ma juba hakkasin teipima seda, nii et juhtmestik näeb juba täitsa juhtmestiku moodi välja nüüd, et täitsa kena ja võtsin ka selle lahti ja vaatasime need asjad üle, väliselt tunduvad hetkel korras olevad, eks ma pean selle amordi ka ära testima, lahti ja kiskuma ja vaatama, kas ta päriselt ka töötab. Aga võiks äkki olla. See on ka, ta on tummisem kui see või mis ennem küljes oli, mis vana on. See on nüüd täitsa lödi. Et jah, vaatame, äkki saame siia siis uue kummi peale osta ja saab äkki asja ära aetud nii palju, et ta selle maha saaks müüa või mis iganes ta teeb. Nagu ma aru sain, siis ta sellega sõitma ei hakka. Aga jah, tahab korda teha. Ma ei tea, miks ta üldse ostiski selle, aga müükis igatahes läheb. Ja ega rohkem polegi selle Reiu kohta
vist juba näitasin ära, seal sai kõik tehtud. Aga praegu on hästi. Vaatame. Reedel tuli ka. Natuke viska selle juurde Vesalt. Ja Mikk tuli jälle 9 euroga ka. Eelmine kord 5. Kus ta meil on nüüd siin juba vaikselt mööda redelit ronib ülespoole. Et siuke see elu siin käib. Aga egas midagi. Praegu paneme jälle striimi käima. Hakkame striimima siis ja vaatame, mis huvitavat täna toimub. Arvatavasti paneme siin selle juhtmestiku lõpuks peale. Ma arvan, me jõuame täna. Vaatab, kuidas läheb. Algul ma teengi maas nüüd pistikud kõik valmis. Siis tõstame peale. Siis paneme ilusti jooksma selle siia. Ja siis on juba päris super. Siis saab järgmiste asjadega tegelema hakata. Aga ega rohkem juttu polegi. Hakkame striimima ja kõik. Eks te näete järgmist klippi, mis järgmine kord tehtud juba on rattal. Ja jälle uus päev käes. Nagu need videod siin lähevad, iga uus päev on jälle uus filmimine. Alustame seda päeva, siis vaatame kord tahvlile. Eile tuli jälle 5, 10, 1, 2, 3, 4 ja 3 eurot. Nii et peaaegu 4500 eurot koos. Oot siuke, kell on praegu alles vähe ka. Praegu on meil 3:30 kell ja 30. märts. Aga mis me tegime siin eile siis? Nagu näha, jookseb juhtmestik siit täitsa külge. Mul nüüd akut ei ole peal, aga esituli töötab. See ei ole praegu, ta on lahtiselt veel. Aga siin kõik töötab, pirnid töötavad, pistikud on tehtud, kõik on nagu hea. Siin on mul veel vaja mõned asjad kinni panna. Esiteks, lenks on täiesti lahti siit. Et see on vaja mul ära pingutada. Võib-olla natuke vara saigi asjad külged pandud, aga tegelikult vist saab seespoolt ka. Siit poolt saab ka, nendele poltidele, mutritele ligi. Paneme sealt kinni, siis siia vaja pistik teha ja ka, kus mul see teine nüüd jookseb siin. Et siia teeme pistikud, siis vaatame, kuidas need jooksevad. Praegu, ma ei tea ju, kuidas see juhtmestik siin jooksma peab, aga nii palju ma tean, et siin on klambrid, siin, seal all, siit peab jooksma, siin on klamber, et sinna siis mingi haru teha, nagu praegu on juba. Ja nüüd ongi kõige hullem on see koht siin, sest et kuna ta on ju ikkagi kas 400 aju, ma ei ole kindel, see juhtmestik nüüd õige on, kas see on selle ratta oma. Ja ma hakkasin nüüd otsima, kus aju peaks minema. Siia alla ta ei ulata, mul midagi peaks sinna kinnituma, ma ei tea, mis siia kinnitub. Aku ei ole ka nagu päris õige, mis siia käib, see võiks natuke madalam olla, aga siin all on täpselt nüüd 2 kinnituskohta, need, ja tundub, et need sobivad sinna. Et siis ma võtangi siit korra selle massi veel maha, panen siia alla ja vaatan, äkki ma saan selle kuidagi aju siia kinnitada ära. Ja siis vaatab, kuhu ülejäänud asjad lähevad. Kas see nüüd läheb, see oli vist siin ennem kuidagi, et ma peangi nüüd vaatama, kuidas see sinna ulataks. See võiks minna äkki siia poole. Aga nüüd ongi see, et vaatame, kuidas need asjad lähevad. Võib-olla peab midagi lahti võtma, võib-olla peab kuidagi muud moodi siit kohast neid jooksutama. Sest praegu ma panin umbes nii, nagu nad läksid, et nad lähevadki põhimõtteliselt siit siis. Selle ma jätsin lahtiseks, ma ei pandki seda üldse kinni. Siin hoiab ta hästi end vahel, las ta siis praegu jääda niimoodi. See läheb nagu nii siia alla pistikusse. Ja põhimõtteliselt praegu ongi siis see, et pean siin kohas selle asja välja mõtlema. Võib-olla ma peaks selle aku, ma ei saa seda ka vist väga allapool liigutada. Ma vaatan, ma mõtlen, ma ei tea, kuidas see siin kõik lõpuks kokku hakkab istuma. Kas väiksem aku või kasutab ikkagi seda ära ja paneb selle natuke allapoole. Aga eks ma mõtlen selle midagi välja. Et niimoodi ta on, ega meil siin praegu rohkem jällegi, praegu ainult see töö käibki. Tahan sellega ühele poole saada, see on niisugune huvitav asi, mida teha. Ja siis hakkame PEM-i tegema. PEM-il pole asjugi veel kontrollinud, kas ainuke asi, mis kontrollid on amort. Kas see töötab või ei tööta, selle jaoks on vaja vedru siis küljest võtta. Ja kõik. Täna kirjutas ka üks tüüp, aprill SR50 tahab töösse tulla, sest et kütus ei jõua paagist siis karpani, kui ma õigesti aru sain, et kui otse kütust peale anda, siis töötab, aga pumbast ei tule või paagist ei tule.
et ma ütlesin, et too millal tahad, et täna võid ka tuua, aga ütles, et ta peab rääkima selle tüübiga, ehk siis tuli välja, et see, kes Kas-Kassi tõi siia, Kas-Kassi tüüp oli teda mind talle soovitan, nii et jutud lähevad jälle liikvele siit jälle, nii et mingi hetk nad toovad treilaga selle siia, ma ei tea, kas täna või mingi teine päev, aga saab jälle natuke tööd siin teha, ilma reklaamimata, mis ma praegu reklaamida ma ei taha töökoja jaoks, et saab selle kätte, siis on teised lood, aga praegu siin vaikselt salaja teha nii-öelda, või mis salaja. Aga vot, nii on, praegu ma jätkan Kas-Kassiga, vaatame, mis siis, kas järgmiseks klipiks, kui ma seda teen kunagi, on siis juba midagi uut tehtud siin kindlasti. Aga davai, hakkame tööle. No nii, ja meil ongi 2. aprill kätte jõudnud, mis siin vahepeal toimunud on. Kui palju mul oli ennem Kas-Kassis tehtud, seda ega ma ei mäletagi. Igatahes, praegu on seis selline, et siin on kõik koos. Natuke vara panin plastikud ette, sest siia on tegelikult vaja panna ka veel see õhufilter, aga igatahes on kõik asjad siia pakitud ära, sai siia kinnitus tehtud, või aku alla sai, aku korpuse külge sai siis tehtud aju kinnitus, kus aju nüüd seisab, et see on siit hästi, siin, nii, üks asi läks nippariga, kaitsmekarp, lihtsalt ei ole kohta, kuhu kaitsmekarpi panna. Siin on samamoodi, siit on nüüd natuke näha seda, kus see aju meil istub, aga jah, põhimõtteliselt need on veel vaja teha, siia paneme siis samasugused nagu siin on, lihtsalt mul ei ole praegu võtta neid, et ma ei hakkagi praegu muud nendega tegema. Pill töötab, käib, kõik sai kontrollitud, suunatule relee natuke jupsib, sinna mul on kuskil releed, ma ei leia üles need on vaja ära vahetada. Ja siis streamis Rihol oli ülihea mõte, liimime need siia kinni. Et ma tegin uued otsad siia ja siis panime need siia korralikult otsa, pump tuli välja, liimisime külge, idekas lahendus ja siia sai tehtud siis pistik vahele, et nüüd saab selle lihtsalt plaks lahti teha ja ära võtta. Et jube täpselt on siin kõik paigas, et juhtmed ka siin midagi vastu ei hakka käima, aku karp ikkagi oma õigel kõrgusel istub siia vahele täpselt nii nagu peab, et ops, ja niimoodi on ta siin kinni ja siis saab seda kerge vaevaga kätte. Mitte praegu, sest ühe käega mitte. Siis sai see siin ära teibitud, siia pistik tehtud, see on korras ja ongi, tuled, kõik asjad töötavad, kõik on nüüd paigas, hea, siia on natuke juppe tellida, hooldusasju ja siis mõned pisiasjad veel teha, et amordid alla lükata, üles tõsta õigemini, ja siuksed asjad. Aga kena, hakkab saama. Järgmiseks, täna streamis kontrollime esiamordi ära, mis uus tuli siis, kasutatud uus BMW-le. Täna teeb siis BMW natukene sutsukene BMW-d, kontrollime selle ära, siis saab vaadata, mis edasi teeme. Siia tellin siis ka uue selle kummikatte Simmerile ja tegelikult võib mingid hooldusasjad ka ära tellida, mis siin teha on vaja ja rohkem midagi ei olegi. Võib-olla tegelebki täna nendega, paneb siis, tõstab asjad siia, ma ei teagi, kumad pidi, ma tegelikult targem oleks teha. Võib-olla siis need mitte üldse käiku lasta ja kasutada teisi. Seda vaatame, otsustame hiljem. Aga jah, täna hakkan PEM-i siis tegema ja ega rohkem ei olegi. Kõik sai teada juba videost, et töökojaga on hästi. Nii et nüüd kiire, suur raha kogumine hakkab pihta. 4532 eurot on koos, kellel võimalik, toetage. Kõik info on all olemas, descriptionis on lingid, asjad, kus saab lugeda ja teeme ära, mis seal ikka. Aga praegu stream käima ja hakkame tööle. No nii, teeme viimase klipi ka siia lõppu ära, ega siin väga pikka juttu midagi ei ole. Põhimõtteliselt ongi nii, et 3. märts on täna meil, millal video välja tuleb, äkki 5. loodetavasti, kui kõik hästi läheb. Aga eile sai siin streamis võetud siis amort lahti ja mis siin ikka välja tuli? Täpselt, see on vana, see on uus. Täpselt sama seis, mõlemad on põhjas ja kuskil nad enam siin ei liigu. Ehk siis pole mingit kasu neist.
jälle BMW seisab ja ootab oma aega. Ja ega rohkem ei teinudki. Siia ei teinud midagi sellega. Nüüd ma teen siia natuke ruumi juurde, et ma saaks ümber ratta hakata normaalselt käima ja kuidagi liigutan asjad ära. Mul on see siin ees, aga saab amordid paika liigutada ja hakkame siukseid tööid praegu tegema sellega. Ja rohkem ei olegi, ma ei mäleta, kas ma nüüd rääkisin, vist ei rääkisin, igatahes jah, töökoja kassad liiguvad, teisipäeval lähme, saame siis sellega seal töökojas kokku, kes projekti teeb, uuendab ja kes varasemalt selle projekti valmis tegi, ongi vaja sinna lihtsalt jah, ukse kohale panna siis väljumissildid elektrilised, nagu ma aru sain ja mingid nipet-näpet on vaja teha töökojaga ja siis täidame kõik viimased paberid ära, mis linnavalitsusse läheb, anname need sisse ja ega siis on ju ainult oodata 21. maid. Nii et jah, endiselt, kellel on võimalus, tõmmake veits tonasid. Kui ei ole, pole midagi, lihtsalt vaadake videosid, mulle täiesti sobib. Saab ka sealt natukene reklaamide pealt siis YouTube'is raha mitte palju, aga jah, pole hullu, iga sent aitab. Eile tuli isegi päris korralikult siin, ikka väga normaalselt üle pika aja, et ei ole mitte midagi hullu ja nii on, igatahes praegu lõpetame selle osa ära. Nüüd ma teen siia ruumi Reiu eest ära, Pablo tuleb äkki täna striimis, teeme tal esirattale, tõmbame nööri sisse rehvi, et see lekib tal on nael seal sees ja ega rohkem midagi ei olegi. Tulge vaatake striime, sest et seal on huvitav, vähemalt mul on huvitav jutustada inimestega ja teistel on ka vahepeal huvitav, kui saavad vaadata, kuidas siin asjad käivad ja saavad kaasa elada ja aidata ja jutustada ja tiimitööd nii-öelda teha. Aga praegu on korras, tegutseme edasi ja kõik on hea. Bemmile ka ütlesin ära, nüüd hakkas uut kasutatud amorti otsima, nüüd ma ütlesin, et enne pole mõtet ühtegi osta, kui keegi ei võta seda lahti ja ei näita ära, et amort reaalselt varas seal amordist välja ka sõidab, et mida me teeme nende katkiste amortidega. Ega see, et ta saab odavalt jupid, see ei tähenda, et tal odav lõpuks kokk läheb. Mina tellin ära, ma pean jalutama sinna, mis ta nimi ongi nüüd, postkontorisse järgi, siis ma pean selle lahti lammutama, ega see ei ole tasuta töö, ega ma niisama neid lahti siin ei aruta ega järgi ei käi. Et see ju ka kõik maksab ikkagi, mida ma raiskan oma aega lihtsalt niisama, et kasutatud juppe testida ja vaadata. Et kõik maksab ja nii on, mis sa teed, siuke reaalsus ja ma ei saa lihtsalt, et ta teeb siin, tellib juppe, ma ei saa mitte mingit raha selle eest, sest ta maksab mulle nende juppidest nii palju, kui need maksavad ju, et kahjuks nii on või õnneks, et kõik on vaja rahaks teha ikkagi, ei saa heategevust teha siin enam. Aga praegu on korras, vaatame, mis järgmises osas tuleb, aga davai siis, tšau siis.